miks me üldse seda teeme, miks me kõik koos seda teeme, miks ma kutsusin teid endaga kaasa looma. David Hawkins on teadlane, võib-olla oli teadlane, ma ei tea, kas ta on elus või surnud, aga ta mõõtis inimeste teadvuse tasemeid, ta lõi teadvuse kaardi. Map of consciousness on see, mille järgi inglise keeles leiab palju materjali. Ja tema mõõtmiste tulemusel ta sai mingisugused tasemed ja need tasemed on numbrite järgi liigitatud, aga see ei ole ei hertsides ega kuidagi lihtsasti mõistetaval skaalal, see on logaritmiline skaala ja kui sa tahad sellest väga aru saada, siis sa pead ka lisa lugema. Aga asja mõte on selles, et üks inimene, kes pidevalt vibreerib armastuse sagedusel, suudab ära tasakaalustada 750 000 inimest, kes vibreerivad sagedusel 200, mis on julgus ja sellest allapoole hirm, viha, igasugused negatiivsed emotsioonid. Ehk siis üks inimene armastuse sagedusel, mis on 500 tema skaala järgi, tasakaalustab ära 750 inimest, kes on 200 juures. Üks inimene, kes on rahu sagedusel, mis David Hawkinsi järgi on siis märgitud 600-ga seal skaalal, suudab ära tasakaalustada 10 miljonit madalamal astmel vibreerivat inimest. Ehk siis, kes on seal julguse või hirmu või viha või meeleheite, kus iganes. Ehk siis need madalamad sagedused on niivõrd nõrgad, et piisab ühest inimesest, kes oleks tugevalt oma tundes ja ta suudab selle maailma mõistes ära tasakaalustada. Ja üks valgustunud inimene, see valgustumine oli vist 700 seal tema kaardil, aga logaritmiliselt võttes, et 600 ja 700 vahel on tegelikult väga-väga suur vahe. Üks valgustunud inimene oma energiaga tasakaalustab ära 17 miljonit mitte valgustunut, ehk siis madalal sagedusel 200 ja allapoole vibreerivat inimest. Et kui sa mõtled sellest, siis sa ei tee seda loomise teekonda kaasa mitte ainult enda jaoks, mitte ainult selleks, et minul üksi oleks hea, vaid sa teed seda ka kõigi teiste jaoks, keda sa mõjutad, kelle lähedal sa oled. Sest et kui sina kiirgad endast välja positiivsust, kui sina kiirgad endast välja head tunnet, armastust, julgust, rahu, on ju, elevust, siis sa mõjutad sellega neid teisi. Me kõik teame seda, et kui sa lähed tuppa ja sa tunned, et õhk on paks kuidagi hirmus või vastik või sa saad aru, et siin on tüli olnud, sa tunned seda, sa loed oma, ma ei tea, naha või tunnaldega, sa loed seda toa energiast. Samamoodi on tunda, et need inimesed, kes on ise endaga heas kohas, nad tõmbavad ka ligi, nad tõmbavad ligi oma positiivsusega, on ju, ma ei tea, näitlejad, mingisugused lauljad, staarid, kes on tugeva karismaga, võib-olla öeldakse, aga tegelikult, mis tal on, ta tunneb ennast siin sees kindlalt, tal on hea energia, ta on mingisugusel meist kõrgemal sagedusel ja selle tõttu ta saabki ligi tõmmata neid teisi, kes tahavad ka sellest sagedusest osa saada. Ja meie töö suures plaanis seda väljakutset läbides, ehkki mulle ei meeldi sõna väljakutse, aga meie töö suures plaanis on ka enda sagedust järjest tõsta, et olla ise samamoodi ligitõmbavamad ja suuta tasakaalustada kõike seda jama, mis meie ümber toimub. Mida kõrgemal oleme meie, seda suuremaks abiks me oleme maailma mastaabis kõige sellega, mis meie ümber toimub ja seda kiiremini me saame aidata ka neid, kes on meie ümber, kes võib-olla ongi madalamas sageduses ja kes ei oska sellega toime tulla. Aga tänu meie pingutusele siin olla, seda hoida, me saame aidata teisi ka ilma, et peaks neid otseselt aitama.